Mina olen Ursula Kaasik, mina töötan EMBAH ehituses tööjuhina, samal ajal olen ka Tallinna Tehnikaülikooli 5. kursuse tudeng. Erialaks on ehitiste projekteerimine, ehitusjuhtimine ja iseenesest spetsialiseerumine on ehitiste restaureerimisele. Aga minu igapäevaseks tööks on tegelikult olla siis ehitusobjektil, kus me siis jälgime seda, mida meil alltöövõtjad teevad, kuidas kogu hoone valmib. Ma olin lapsena juba huvitatud ehitusest ja ma olin huvitatud selle tõttu, et minu vanaisa tegelikult oli ehitusinsener, mis tähendas seda, et kui ma väiksena kõik oma suved veetsin maal vanaisa juures, siis väga tihti istusime oma vanaisa väga suure kirjutuslaua taga ja vaatasin, mis joonised seal on ja mõõtsin erinevate seinte vahekauguse seal joonlauaga. Aga minu jaoks oli see alati kui selline lõbus tegevus lihtsalt, mida ikka väiksena tehakse. Ja ma käisin ka muidugi oma vanaisaga väga palju erinevatel objektidel kaasas, kus siis tema töötas järelevalvena ja mina sain samamoodi lihtsalt väikse lapsena seda kõik kõrvalt vaadata. Aga tegelikult, kui oli aeg ülikooli minna ja endale eriala valida, siis inseneeria ei tulnud mul kohe mõttesse, vaid hoopiski läksin õppima Tartu Ülikooli riigiteadusi. Lõpetasin Tartu Ülikooli ja töötasin ka üsna mitu aastat oma erialaselt ja tegelikult inseneri õppe vastu kui eriala vastu tekkis huvi alles natukene hiljem. Ma küll olin jälginud, ma teadsin, et selline eriala on olemas ja ma olin alati mõelnud, et ma tahaksin tegeleda ehitusega ja restaureerimisega ja korrastamisega. Aga ma päriselt mõtlesin, et võiksin oma eriala vahetada siis, kui mul sündis esimene laps. Õppeprotsess, kui hõlmaks nii siis seda kooliteooriat kui ka praktikat, mis päriselus platsil toimub, siis see on väga-väga põnev. Aga ütleme nüüd, et ainult koolis õppe on kindlasti kohati raske, kohati igav, kohati tuim, aga kohati olenevalt ka õppejõust väga-väga põnev. Kui ma lisan siia juurde enda isikliku elukogemuse, siis minu õppeprotsess kindlasti ei olnud ei igav ega üksluine, sest samal ajal lisaks koolile pidingi haldama enda pere, oma 3 last ja oma töökohta, et kindlasti ei saa öelda, et õppeprotsess oleks igav olnud. Tänu oma õppeprotsessile igapäevatööl olen ma kindlasti õppinud seda, et alati on lahendus. Kõigele, ükskõik kui suur või väike mure on, piisab ainult suhtlusest, läbirääkimisest, võib-olla mõnikord ka mõne 10 telefonikõnest, aga alati leiab lahenduse. Ja see ei kehti ainult tööl, see kehtib tõepoolest alati ka kodus, sest tegelikult ükski suurem või väiksem mure, nad ei jää kunagi lahenduseta ja alati tuleb uus päev, uued mured, uued mõtted ja ei tasu teha ühest väikesest asjast võib-olla liiga suurt numbrit, sest et lõpuks kõik laabub. Võib-olla see ei ole niivõrd lõbus, aga annab tunnistust sellest, kuidas teadus alati areneb. Ehk siis, kui me tänapäeval mõtleme, et klassitsism on selline alati olnud puhas ja valge ja kui inimesed räägivad klassikast, et see on selline hästi neutraalne, siis tegelikult, kui me vaatame antiik-Roomat, antiik-Kreekat, siis tegelikkuses kõik need arhitektuurid, kunstiteosed, need olid äärmiselt värvilised, kuid lihtsalt aja jooksul on see värv tuhmunud ja meie vaatame sellele tagasi kui selline puhtale ja valgele taustale. Aga reaalsus on hoopis teine. Ehitusinseneeria on äärmiselt lai valdkond, mis puudutab tegelikult kõikide inimeste igapäevaelu. Ja see on põhjus, miks inimesed peaksid seda tegelikult teadma või vähemalt selle vastu huvi tundma, sest kunagi ei või teada, kui soovid endale ise maja ehitada, soovid maja remontida või kasvõi mõni tuttaval on mõni probleem näiteks. Kõik me tahame ju endale osta korterit või maja ja ehitus kaasneb kõikide eluvaldkondadega, igapäevaeluga alati. Tänasel päeval ma ei kujutaks enam ette, et ma teeksin midagi muud, kui olla ehitusinseneeria tudeng ja töötada ehitusvaldkonnas, sellepärast et see on valdkond, mis hõlmab kõike, see hõlmab nii suhtlusoskus, kommunikatsiooni, logistikat, kuid ka täppisteadusi ja inseneeriat. Ehk siis niivõrd kõike hõlmavat, niivõrd dünaamilist valdkonda teist on väga-väga raske leida ja selles on kindlasti arenemisruumi veel väga kaua.